rõõm siin näha siin Kalev Õnnemägi ja Gabriel Bassov. Paari sõnaga võib-olla tutvustad ennast kõigepealt. Ja mina olen Venemaa päritoluga juudi soost Eesti Vabariigi kodanik. Nii et kolmikidentiteet. Kolmikidentiteet, jah. Et mis asi see siin laua peal siis on? Laua peal on viola, mis on modifitseeritud nõnda, et temaga saab mängida mitte ainult soloepisoode, vaid ka vaheldumisi soloepisoodidega akorde, kolmekeelseid. Kust selline mõte siis modifitseerida pilli, mis on mitusada aastat, ütleme, Stradivariuse aegadest enam-vähem ühesugusena käigus püsinud? Mõte andis minu kaasautor ja ammune tuttav viiulimängija Priit Bernhard, kes veel nõukogude ajal Ungaris käies pani tähele ja oli vaimustatud sellest, kuidas mustlasmuusikud trioga mängivad ja teda just huvitas selles trios see, kuidas mängib mustlas viola, akordne viola, mida mustlased ise ja ungarlased nimetavad bratša. Et mille poolest see pill siis erineb tavalisest violast? Sellele pillile on lisatud akordsuse sisse välja lülitamise mehhanism, mis muudab roobi ülemise ribi geomeetriat ja viieskeelt. Selge. Et selle idee realiseerimine, kuidas see siis õnnestus, kas ainult sina tegelesid sellega või on seal veel autoreid? No see õnnestus tänu sellele, et olid mul kaasamõtlejad, samuti entusiastlikud, kes võtsid asjast osa, kes on minu kaasautorid. Peale minu siis oli Priit Bernhard, kellest viiuldaja, kellest juba ma rääkisin. Siis oli Raivo Hiiemaa, kes on viiulimeister ja Muusikaakadeemia töökoja juhataja ja füüsikadoktor Roman Denissov, kes valmistas siis töötavad maketid. Veel üks inimene, kellega me pidevalt oleme seotud ja kes pidevalt meid aitab, see on Mihkel Kuusler, viiuldaja, kes on väga hea muusikapedagoog ja viiulipedagoog. Kas muusikud on ka seda pilli kasutanud või sellist pilli? On küll, on kaks kõrgprofessionaalset violamängijat seda proovinud, üks nendest oli siin meil üks väga tuntud violamängija, teine Iisraelist. Kumbki olid imestunud, et niisuguse ümberkujundatud roobiga, aga pill kõlas praktiliselt samaväärselt kui enne ümberehitamist. Mõlemile väga meeldis see, et selle pilli vasakuga tehnika praktiliselt ei pea muutunud, tähendab, et ta on standardne aplikatuur on tal. Ja kumbki ütles, et selle pilliga kohanemises võtaks neil 2-3 päeva. Et kas sellisele pillile, nagu teada, pillidele ja orkestritele kirjutatakse spetsiaalsed muusikad, et kas sellele pillile on ka juba spetsiaalset muusikat kirjutatud? On kirjutanud Venemaa vanema põlvkonna helilooja Sandor Kallos. Selle teose nimi, tema andis selle nime selle teosele, on Concerto Grosso per viola Gabriela solo. Ja see mees on, see helilooja on Eestis kaunis hästi tuntud, sest siin Tallinnas ja Tartus on lavastatud kokku 4 tema balletti ja neid kõike ballette siis lavastas Mai Muldmaa. Suur tänu sulle siis nagu seletuste ja info eest, et kuulake siis kõik selle pilli kõla internetist, et seal on võimalik vaadata ja kuulata. Aitäh!